Hei, sa kuuled saadet Täitsa Pekkis ja mina olen Katrin Hindrikus. Tegemist on täna siis meie Täitsa Pekkis erisaatega ja mulle tundub, et tegemist on ka Täitsa Pekkis milline naine saatesarja esimese saatega. See idee sellest saatest on küpsenud mul peas juba väga pikalt ja tegelikult selle nimeline kogukond Facebookis on juba ammu loodud. Ma täna isegi kannan käevõru, mis on ka meil selle kirjaga Täitsa Pekkis milline naine, mida saab kusjuures meie Instagrami lehelt endale ka tellida ja siis nagu puhtjuhuslikult sündis see saade meie tänase saate külalisega ja mulle tundubki, et see on selle saatesarja esimene saade ja mul on nii hea meel, et selle saatesarja esimeses saates on külas meil Dali Keter Karat. Dali on üks kõige ägedamaid, vingemaid, inspireerivamaid naisi, keda mul on au enda sõbrannaks kutsuda. Kes veel ei tea, siis Dali ta on õnnelikkuse, saadikõnnelikkuse koolitaja ja esineja. Ta on manifesteerimise mentor ja samamoodi on ka siis ta podcaster ja tema podcast on siis Dali podcast, nii et täiega soovitan ka seda jälgida. Ja tänane saade tuli tõesti nii vingelt otse südamest ja nii aus, nii ehe. Nii et aitäh, et sa oled täna siin ja täiega loodan, et sa naudid seda ja saad endale siit uusi taipamisi ja saate lõpus räägime ka Dali uuest kursusest Naine 2.0. Nii et ma loodan siit ka seal kursusel kohata. Seniks aga head kuulamist. Nii, tere tulemast saatesse, Dali! Tšau, tere! Nii tore on olla taas sinuga siin 1,5 aastat hiljem, kui sa siis käisid meie Täitsa Pekkis põhisaates. Ja tundub, et alles just kui käisin, aga kui me vaatasime, et millal ma siis käisin, siis täitsa 1,5 aastat tagasi. Vau, no selle 1,5 aastaga on sinu elus küll väga palju toimunud ja mul on nii hea meel, et ma olen saanud väga lähedalt kogeda sinu kasvu ja näha seda, kuidas sa lihtsalt igal tasemel oled enda elu upgrade'inud, nagu igas valdkonnas. Sa oled selle ajaga ikka sellise kasvu läbi teinud ja tegelikult see viimane aasta on olnud päris väljakutsuv sulle. Mis toimunud on? No öeldakse ju, et see 33. eluaasta on selline väga transformatiivne ja täiega transformatiivne oli ta ka minu jaoks. Mu just oli sünnipäev ja ma olen väga rahul, et see 34. nüüd algas, 33 läbi sai, tunnen, et juba see paar päeva, kui ma 34 olen olnud, siis on juba on nagu nii palju parem ja rahulikum olla. Mis selle aasta jooksul toimus? Ma käisin 3 retriiti tegin Zanzibaril, 2 korda olin koroonas, käisin väiksel opil, põlesin läbi. Õnneks mitte vist nagu päriselt ikkagi läbi, vaid ma olin hästi ääre peal. Sest et arvestades, kui pikk on läbipõlemise taastumine, siis mul ei ole nii pikk see taastumine olnud, mis tähendab seda, et ma ikkagi päris põhja ei läinud, aga ma olin väga ületöötamise ääre peal. Paari suhtes me läksime lahku, me olime mitu kuud lahus, siis tulime jälle kokku, siis ma käisin vaikuselaagris, sündis Naine 2.0 kursus, sündis manifesteerimise väljakutse, kolisime, ostsime endale omaenda kodu, kolisime oma koju, pluss siis vist äkki mingi 4-5 korda käisin muudel reisidel veel. Nii et on olnud väga tempokas aasta. Ja on olnud väga selles mõttes transformatiivne aasta, et need, kindlasti see lahkuminek raputas hästi palju ja siis teistpidi uuesti kokku tulek, et ma ei ole mitte ühegi oma partneriga nagu pärast lahkuminekut uuesti seda suhet alustanud ja nagu uut suhet alustanud, et see oli hästi sügav koht ja kõik need tegelikult kas või ka koroona läbipõdemised ja uute kursuste sünnid ja kõik see läbi, ma ikkagi ütlen, et selle läbipõlemise nii ääre peal olek ja siis kulmineerus seal kõik hästi tugevalt jooksis kokku, et neid kasvukohti ja läbimineku kohti ja neid endasse vaatamisi ja nii-öelda vastutuse võtmist
ja teadlikult oma mingite mustrite muutmist. Et seda on olnud ikkagi väga palju. Ja mul just tuli tegelikult osad meie kuulajad, vaatajad nägid tegelikult sind siis koos Martiniga viimati tegelikult meie transformatsiooni festivalil ja te olite siis just siis selle otsuse vastu võtnud, et teie suhe on läbi. Ja tolles hetkes sa olid ikka väga, väga raskes, väga keerulises kohas, aga see julgus, et ikkagi, et sa tulid lavale, et te koos Martiniga tulite lavale. Ja just see, et ka rääkisime sellel teemal, on ju, et ma oleks võinud seal maskid ette panna ja ega see ei olnud kerge, ma oleks ikkagi, ma teadsin, et kuna ma olin nii raskes kohas, siis ma teadsin, et ma nagunii hakkan nutma, kui me sellest hakkame seal rääkima, on ju. Ja isegi hakkasin seal nutma, pisarad olid ikkagi kogu aeg silmas, aga see ehedus ja ausus on ikkagi nii palju parem kui maskid. Ja üks, ma arvan, suurim väljakutse ja suurim õppetund, mis mul on olnud kogu selle aasta jooksul, eelkõige siis nendel kõige raskematel hetkedel, näiteks lahkuminek või siis uuesti kokkutulek, on olnud oskus ja julgus hoida süda avatuna. Ehk et ma ka lahkumineku valus ei pannud kordagi oma südant lukku, ma ei pannud kordagi oma nagu seda armastuse voolu kinni. Mis see tähendab? See on kuidagi selline tunne, et kas ma panen müürid ette või ma ei pane müürid ette. Et kas ma hoian ennast ikkagi avatuna, kas ma julgen vaadata seda inimest, kes mulle haiget teeb, kas ma julgen teda vaadata läbi armastuse endiselt. Või on see, et ma lähen reaktsiooni, lähen kaitsesse ja panen nagu müürid ette või panen nagu blokki ennast, panen nagu südame kinni. Ja siis armastus ei voola ja siis ma vaatan nii seda olukorda kui ennast kui ka teist inimest läbi mõistuse. Ja üritan vaadata nagu läbi loogika, üritan seal nagu põhjendada, üritan seal saada mingisuguseid konkreetseid vastuseid, ma ei ole enam kontaktis sellega, mida ma tunnen, selle usaldusega, selle intuitsiooniga, vaid ma lihtsalt vaatan läbi mõistuse, läbi radikaalse sellise nagu loogika ainult. Aga et see hoida süda lahti, kõige valusam, see on meie instinkt, on ju, me tahame panna südame kinni, sest kui meil on nii paganama valus, siis me tahame panna oma südame kinni. Või ka teistes olukordades, et kui me saame pihta, kui keegi meid solvab, kui keegi meid hülgab, kui keegi meid kuidagi pidi alt veab, kui me ise saame, ongi kuidagi moodi pihta, siis meie automaatne reaktsioon on panna süda kinni, lõigata ära see ühendus, lõigata ära see haavatavus, see usaldus, see süke avatus ja selline kommunikatsioon. Ja me tahame panna südame kinni. Aga et kuidas hoida enda süda lahti, mismoodi nagu selles valus hoida süda avatud. Et see on hästi suur õppetund olnud mulle ja hästi suur süke upgrade mu enda jaoks. Et ma ei pane oma südant kinni, ma hoian oma südame avatuna ja olen nii-öelda nagu avatud ja nähtav teisele osapoolele, on see siis Martin, oli see näiteks meie sõprussuhe, ütleme naiste ring, kus ma samamoodi haavatud, aga avatud südamega tulin nähtavale või tõin ennast nähtavale mingi valukoha, et ma ei lõika ära, ma ei pane kinni, ma ei nagu ei pane plokki ette, vaid aga see avatuna hoidmine nõuab hästi palju sugust usaldust, alistumist, julgust enda haavatavust näidata. Sest kui me oleme haavatavad ja kui me näitame seda, siis on umbes nagu, ma ei tea, koerad, kui nad lähevad sellili ja lükkavad oma käed, jalad laiali, käpad laiali ja paljastavad oma kõhu ja oma intiimpiirkonna kõik on ju. Ehk see näitab nagu ülimat usaldust, sest et koer sellel hetkel on ka nagu totaalselt nagu nõrk, sest et ta on nii haavatav, on ju. Ehk ta näitab nii suurt usaldust. Ja inimesena samamoodi, kui me avame ennast ja näitame ennast haavatavana, näitame ennast nõrgana, meil on kaitsed maas, siis kui midagi tuleb, see läheb otse sisse, otse nagu nii-öelda südamesse. Ja see on ka üks põhjus, miks me tahame hästi palju kasutada igasuguseid maske, miks me tahame etendada kedagi, miks me tahame nagu olla filtritega.
sest siis, kui keegi ütleb midagi, et et sa ei meeldi mulle, on ju, siis ta justkui nagu, et kui meil on maskid peal, siis ta ütleb ju nende maskide kohta, et need talle ei meeldi. Versus see, et kui meil ei ole neid maske, me oleme täiesti meie ise ja keegi siis midagi kritiseerib või kommenteerib või annab hinnanguid, siis see on justkui nagu meie pihta. Ja see on nii palju küpsem koht, mis vajab vastuvõtmist siis. Ja see on selles mõttes täiega loogiline, miks me neid maske peal hoiame. Aga samal ajal nende maskide hoidmine loob sellise võlts turvalisuse, et me hoiame neid peal selleks, et justkui saada seda turvalisust, on ju, aga see on hästi võlts turvalisus, sellepärast et see ühendus, mis me inimestega loome läbi nende maskide, on nii puudulik ühendus, aga see päris turvalisus tuleb päris ühendusest. Ehk et kui me tahame turvalisust, siis irooniliselt me peame just need maskid maha võtma. Ehk et minema just seda teed, mis esialgu tundub ebaturvalisem, aga mis viib tegelikult päris turvalisuseni. Ehk et selline nagu mõistus on vaja nagu ära trikitada või mõistus on vaja teatud hetkedel astuda just nagu mõistuse vastaseid samme. Kas see on justkui siis niimoodi, et kui me julgeme me ei julge neid maske neid lahti lasta sellepärast, et äkki siis ma ei olegi armastatud, et kui ma nagu olen päris mina, et äkki siis ma olengi hüljatud. Ja see on nii palju valusam koht, kui mina ei ole armastatud versus see, kui mu mask ei ole armastatud. Et siis seal on see koht ikkagi vahel, et ma etendan kedagi ja kui see keegi, keda ma etendan, kui see teistele ei sobi, et siis ma ei saa nii haiget, sest et see mask ei sobi neile. Aga kui ma nüüd ei kanna seda maski ja siis keegi ütleb, et et sa ei sobi mulle, et mul ei sobi see, kes sa oled, siis see on veel valusam koht, on ju. Või siis see on see, kus see valu võib tulla, sest siis ma ei sobi inimesena. Mis sa tunned, milliseid maske sina kandsid enne seda, kui te Martiniga lahku läksite? Ma tean hästi palju, milliseid maske ma olen kandnud elus üleüldse inimestega suheldes. Martiniga koos olles ma arvan, et mul sai mina pilt hästi tugevalt pihta. Ehk et ma olin arvanud, et ma olen ühtemoodi, aga siis läbi tema peegelduse ma sain aru, et aga tegelikult ma olen hoopis teistsugune inimene. Ehk et ma olen arvanud, et ma olen siuke tore ja nunnu ja rõõmsameelne ja hästi teadlik ja kõik see, aga ma ei olnud üldse näinud endas seda kriitika poolt. Ja ma olen väga nõudlik, mul on väga kõrged standardid, ma võin olla väga halastamatult karm mingites hetkedes, kui ma näen, et minu see kriitika meel hakkab jälle tulema, siis ma olen enda osas väga nõudlik ja kui ma hakkan, ja nüüd ma näen, et kui ma hakkan endaga nagu ummikusse jooksma ja see juhtub siis, kui mul on vähe ühendust iseendaga ja see juhtub siis, kui ma ei võta aega iseendale, kui ma ei tee praktikaid, kui ma ei hoia tasakaalus oma nais-mees energiat, kui ma ei hoolitse oma arhetüüpide eest ja nende erinevate vajaduste eest, kui ma ei hoolitse oma erinevate diskinurkade eest, on ju, kui ma ei ole iseendaga kontaktis, siis minu enda ärevus hakkab tõusma. Selle enda ärevuse tõusuga ma hakkan muutumis enda osas kriitilisemaks, nõudlikumaks, siukseks pahuramaks, rahulolematuumaks. Ja mida rohkem ma hakkan enda osas olema kriitiline, seda rohkem ma hakkan ka teistelt nõudma seda. Et kui mina pean nagu olema niimoodi top level mingite teemadega, siis ma tahan, et teised minu ümber oleksid ka sellised. Ja meie partner on meile kõige lähemal, et tema saab kahjuks kogu selle esimese laviini saab alati endale, on ju. Ja siis oligi see, et see väljendus sellega, et ma olin Martini osas väga kriitiline ja väga rahulolematu. Aga tegelikult ma ei olnud otseselt tema suunas rahulolematu, vaid ma olin enda osas, sest mina olin see, kes oli nii üle töötanud, mina olin see, kes ei lubanud endal pärast oppi puhata, ma käisin operatsioonil
nagu täis anesteesiaga ja kõik sellega on ju. Ja järgmisel päeval tuli reporter meile koju ja me olime nagu, me ei olnud õnneks otse-eetris, aga siiski me olime nagu telekas järgmisel opijärgsel päeval. Ma ei saanud ennast põhimõtteliselt liigutadagi. Aga noh, et millist emotsionaalset pinget see mulle lõi, on ju. Ja kogu aeg see hakkas kulmineeruma sinu ja Marlen Annabeli vestlusest. Meil sündis ju see koht, et ma pean muutma midagi. Ja siis oli see, kus ma päeva pealt jätsin terve oma detsembri tühistasin ära ja sõitsin Meeglega ja lastega Seychellidele, on ju. Ehk et ma olin endaga väga pahuks, siis ma olin endaga väga pinges. Sest ma olin nii palju teinud tööd ja tööd, mida ma armastan ja olnud 3 kuud järjest, ma olin totaalses eufooria seisundis. Ma olin nii ülevoolavas eufooria seisundis, ma jumaldasin ja jumaldan ka praegult kõike seda igat hetke, mida ma oma päevades teen. Sest ma teen ainult neid asju, mis mulle hullult meeldivad. Ja ma ei tulnud selle pealegi, et ka sellises elukorralduses võib läbi põleda või üle töötada. Aga nüüd ma tean, et keha ei tee vahet. Keha jaoks on stress ja kas stress tuleb pingest, ärevusest ja vihast või hirmust või stress tuleb ülevoolavast joovastusest, eufooriast, kogu aeg suksest ekstaatilisest õnnetundest. See on kehale, on see igal juhul stress, sest nad on selle keskme äärmused, üks on -10, teine on +10, on ju. Ja seal on see stress igal juhul. Ja ma põlesingi läbi olles 3 kuud järjest põhimõtteliselt kogu aeg seal +10. Ja siis ongi see, et ma olin, ja see oli väga raske koht, kus aru saada, et kuidas ma saan läbi põleda, kuidas ma saan üle töötada, tehes asja, mida ma armastan. Ja, nii tore on ju. Ja, et ma ju naudin neid asju, aga miks mu keha siis väsinud on? Miks mu meel enam keskenduda ei suuda? Miks ma nii närviline olen? Miks mul nii vähe fookust on? Miks ma nii nagu ärev olen? Miks ma nii kiirelt kokku jooksen? Ja siis mida rohkem ma hakkasin kokku jooksma, seda rohkem ma mõtlesin, et ma pean rohkem tööd tegema lihtsalt. Sest et ma ei olnud ju enam nii efektiivne. Ja siis ma hakkasin rohkem tööd tegema, ma hakkasin aega võtma une arvelt, ma hakkasin aega võtma meditatsioonide arvelt, ma hakkasin aega võtma päevikusse kirjutamise arvelt, date night'ide arvelt, pojaga mängimise arvelt, puhkamise arvelt, mis aina süvendas seda lõhet minu ja minu hinge vahel. Ehk et see ühendus iseendaga aina kaugenes ja see omakorda aina kasvatas seda ärevust ja siis seda nõudlikkust ja stressi enda vastu. Ja seda nagu mitte stressi enda vastu, aga nõudlikkust ja kriitikat enda vastu. Ja mida kriitilisemaks ja nõudlikumaks ma muutusin enda osas, seda rahulolematuks ma muutusin ka Martini osas. Kuni tema ühel hetkel ütles, et nagu ma ei taha olla koos naisega, kes kogu aeg kritiseerib. Wow. Ja siis kui ma mõtlesin, et ma ka ei tahaks. Ja siis see oli see koht, et nagu et ma täiega mõissin Martinit, ma ka ei oleks tahtnud, ma oleks täpselt sama valiku teinud. Aga see mina pilt kukkus samal ajal ka kokku, sest ma ju arvasin, et ma olen õnnelik teadliku elustiili õpetaja siin, ma ei tea, manifesteerimist, õnnelikkust, teadlikkust, you name it, mida kõike ma õpetan, on ju. Naine 2.0 tuli täpselt samal ajal välja, kui me Martiniga lahku läksime. Et kuidas, et see tundus lihtsalt nii 2 erinevat maailma, et kuidas need nüüd on, kes mina siis olen, kui ma ise õpetan naistele, kuidas hoida oma arhetüüpe tasakaalus ja samal ajal lähen lahku, sest et ma olen ise mingis arhetüüpis täiega vari arhetüüpi kukkunud. Et see mina pilt sai väga tugevalt raputada. Aga tänu sellele, et see Naine 2.0 esimene kursus või esimene lend nii-öelda sellest kursusest sai toimuma täpselt samal ajal, kui meil oli Martiniga see lahkumineku protsess, siis ma arvan, et ma olen nii läbi imbunud kogu sellest arhetüüpide teemast ja sellest nagu, et nüüd ma tean nii palju rohkem, mida teha, kuidas teha, mida tähele panna, mis on ohumärgid ja mis kõik see süsteem seal arhetüüpide taga veel on, et me võime vaadata, et meil on lihtsalt 4 arhetüüp ja lihtsalt ongi, ma ei tea, või siis ka naise mees energia on ju, tee tööd ja siis puhka, hoia neid 2 asja tasakaalus on ju, how hard can it be, aga et mis see taustasüsteem seal veel on, mis mängud seal veel me taustal käimas on, et ma arvan, et tänu sellele kogemusele ma tean nii palju täpsemalt, kuidas ise olla ja kuidas ka teised saaksid olla see
hoopis teisel tasemel igas valdkonnas elus. Mille osas sa veel enda suhtes just teadlikuks said selle lahkumineku protsessi käigus, olles selles sees, kogedes sügavat valu, et mis sa enda kohta teada said? Ma kohtusin ja sain otsa vaadata väga nagu otseselt ilma filtrita oma kõige suuremale hirmule, oma baashirmule. Öeldakse, et meil kõigil on sellised oma baashirmud või siuksed, et meil kõigil on mingi üks väga suur teema või üks siuke põhiasi, mille ümber siis me aeg-ajalt erinevaid teemasid lahendame. Ja minul on hülgamishirm ja kuna ma ei arvanud, ma teadsin, et meil on Martiniga pingeline, ma teadsin, et ta on rahulolematu, ma teadsin, et mina olen rahulolematu, sest ma tundsin seda kogu aeg, on ju. Aga et ma ei arvanud kunagi, et see läheb lahku minekuni, mis tähendab seda, et see tuli mulle väga ootamatult. Ja see aktiveeris minus väga tugevalt selle hülgamishirmu ja ma kukkusin täiega sinna. Ja ma sain selles mõttes väga ilusti sisse vaadata, et ilma igasuguse nagu nunnutamise ja poputamiseta, et lihtsalt kukkusin täiega sisse sinna hülgamishirmu või sinna hüljatusse, et mind hüljati. Ja sain hästi tugevalt kätte selle koha, et meie sees elab justkui kaks erinevat inimest, et meil on küps täiskasvanu ja meil on see sisemine laps. Ja siis meil tegelikult on seal veel ka meie kriitilised vanemad või siuke rahulolematud vanemad, kes etendavad meie enda ühte osa. Mitte siis nagu meie vanemad, vaid lihtsalt üks meie osa endast. Aga et ma hakkasin nägema üha tugevamalt seda kolmnurka, seda küpset täiskasvanud, kes näeb kogu olukord ühtemoodi. Ja siis ma nägin seda sisemist last, kes koges kogu seda hüljatust ja kes sai kätte oma lapsepõlve haava. Kui vana see laps on? Kuhu vanusesse sa kukkusid seal? Ma kukkusin sünnihetke, sest minu hüljatuse hirm ja see tunne sai alguse sünnihetkest. Ja siis ma nägin seal kõrval ka seda sükest kriitilist vanemat ja selle kolme dünaamika mängu iseenda sees ja tänu sellele, et ma töötasin nii sügaval tasandil iseendaga, siis ma sain nii tugevalt hoidma seda sisemist last ja läbi nägema neid sisemise lapse valusid ja täitsa sinna põhja läksin, et jah. Ja kuna ma käisin ka teraapias samal ajal, siis kõige selle koostoimel ma sain nagu sellesse kohta jõudsin, et minu sisemine väike laps oli alates sünnihetkest kogu aeg kartnud, et mu vanemad, eelkõige mu ema hülgab mind. Ja ma olin kogu aeg seda kartnud ja siis ma olin loonud selles hülgamishirmus, olin ma hakanud projitseerima seda samat hülgamise hirmutunnet, siis kõikidele on ju, ma olin hakanud seda projitseerima oma sõbrannadele, ma olin hakanud seda projitseerima oma varasemates suhetes, Martinile ka selles suhtes ja ma kogu aeg kartsin, et mind hüljatakse. Ja siis ma ise lõin kogu aeg seda olukorda, kus mind hüljatigi. Ja siis, kui ma sain aru, et ma olin kartnud aina seda, et mu vanemad või mu ema hülgab mind, aga et see ei saa kunagi toimuda, sellepärast, et seda ei saa muuta, et ma olen tema tütar. Ja et seda ei saa valeks teha või et seda ei saa kunagi muuta, et see on fakt ja seda ei saa muuta. Järelikult mul ei ole mõtet karta seda, et ta mind hülgaks, sest see on võimatu. Ja kui ma sain selle koha kätte, et minu hirm on mitte relevantne või et see põhineb ainult oletustel, aga see on faktiliselt võimatu, siis ma sain nii tugevalt lõdvestuda sinna ja öelda seda iseendale, et see ei ole võimalik, et mind ei saa hüljata. Ja see tõi nii palju lõdvestust, see tõi nii palju vabadust. Minu suhe emaga muutus automaatselt päeva pealt nii palju paremaks. Meil on enne ka head suhted juba. Vahepeal, palju aasta tagasi meil olid suhteliselt pingelised ja põrkuvad suhted, aga pärast seda, kui ma sain aru, et ta ei saa mind hüljata, sest ta võib teha ükskõik mida, aga ta ei saa hüljata seda kohta, seda fakti, et ma olen tema tütar. See andis nii palju lõdvestust,
rahunemist, kergust, vabadust, armastust. Et ma sain lõpuks nagu jälle nagu välja hingata ja nagu lõdvestuda. Ta ei saa mind hüljata. Ja siis kadus ka see koht ära, kus ma pidin Martinit kasutama selleks, et kogeda seda hülgamise kohta. Ehk et saad aru, et minus oli hästi tugev see hülgamise hirm ja ma projitseerisin seda Martinile ja siis temale jäänud ka muud üle, kui mind hüljata, sest et minust kiirgus kogu aeg välja see, et mind hüljatakse. Ja kui ma sain aru, et mind ei saa hüljata, siis ma sain tema vabastada sellest kohast. Ta ei pidanud enam mängima mulle seda kohta elus siin ette, et ma saaks kogeda neid tundeid jälle. Ja siis kui ma sain tema sealt kohast ära vabastatud, siis oli see, et siis sai hakata energia jälle voolama, siis me saime kohtuda uuesti täiskasvanu tasandil. Muidu oli see, et mina olin laps, kes projitseeris oma ema hirmu talle, ehk ma ei vaadanud Martinit täiskasvanu tasandilt, vaid ma vaatasin teda lapse tasandilt ja projitseerisin talle oma ema valu. Wow. Ja sealt ei saanudki ükski suhe ju edasi minna. Või selles mõttes, et kui ma oleks Martin, ma oleks täpselt samamoodi teinud. Ja pärast seda tekkis üldse võimalik see, et ongi, et meie suhe sai uuesti alata ja minu suhe minu emaga sai hoopis teise tasandi ja minu suhe minu endaga sai hoopis teise tasandi. Et kui ma enam ei vaata maailma selle hülgamishirmu filtri kaudu, siis ma ei koge seda enam. Ja ütleme, elu on natuke pannud proovile pärast seda, et aga kuidas selle nurga alt vaatad? Hästi tugevalt sain suvel teha nagu sõbrannadega seoses selle koha läbi. Aga kuidas sa sealt vaatad? Kas sa seal tunned hülgamishirmu? Aga mis siis, kui nemad saavad oma vahel kokku ja sind ei kutsu? Aga kuidas sa nüüd seda hülgamise kohta tunned? Ja siis ma kukkusin täiega sisse uuesti, aga tulin nii palju kiiremini välja ja tulin nii palju kiiremini tagasi sellesse täiskasvanu kohta. Ehk et siin ei ole, et elus ma näen, et ei olegi seda kohta, et me teeme midagi nagu, et me saame valmis. Vaid see on kogu aeg liikumises, see on kogu aeg protsess, see on kogu aeg, nagu me kogu aeg õpime. Ja küsimus ongi selles, et kas sa õpid. Et me oleme kõik füüsikalised olevused, on ju. Me kõik koosneme aatomitest, molekulidest, neutronitest ja need on kogu aeg liikumises, füüsikalises mõttes me oleme kogu aeg liikumises, me ei seisa paigal. Ja ka enese arengu mõttes on see, et me ei seisa paigal. Me kas liigume edasi või me liigume tagasi, aga me ei seisa paigal, me ei saa paigal seista. Ja mis tähendabki seda, et me liigume kogu aeg tegelikult, kui me oleme sellel teadlikkuse teel, me liigume kogu aeg edasi. Jah, vahel kukume natuke tagasi, tulevad jälle mingid valukehad, saavad jälle mingid kohad pihta. Aga ma ei reageeri näiteks selle suvisele olukorrale. Ma ei reageerinud niimoodi, kuidas ma oleks reageerinud aasta kas või tagasi. Kui see nagu fundamentaalne valukeha oli veel lahendamata. Ma lahendasin see hoopis teistmoodi. Või kui ka praegult, ütleme, kui mul oli hästi tugevalt see hülgamishirm aktuaalne, siis ma olin suhteliselt armukade ja kontrolliv. Ja täna, kui tekivad mingid olukorrad meie paari suhtes, kus ma varasemalt oleks rakendanud seda armukadeduse või kontrollimise kaitsemehhanismi, sest need on ju ainult kaitsed, on ju, siis täna mul ei ole neid kohti. Või kui isegi tulevad need kohad, siis on see, et vaata, mis nüüd aktiveerus. Okei, vaatame seda kohta. Ja kui ma varem oleksin sinna sisse kukkunud täiesti, oleks nagu käitunud sellest aktivatsiooni kohast lähtuvalt, käitunud sealt armukadeduse või kontrolli vajadusest, siis nüüd on see, et ma suudan ennast eristada ja isegi kui tuleb, siis ma suudan seda tuua nähtavale, ma suudan kommunikeerida seda, ma suudan olla suurem kui see armukadedus või kontrolli vajadus. Et see ei kontrolli mind, vaid mina olen suurem. Ja see on nii ilus koht. Ja see on siuke, mis ma näen, et okei, täiega olen tööd teinud ja täiega on asjad muutunud. Täiega. Aga enne, nagu sa just ütlesid, see on konstantne, me oleme konstantses muutuses, arengus. Et sa olid 33 aastane, olid sellel hetkel, kui see Martiniga see protsess peagas ja enne seda sa oled korralt tohutul enese arengu ja teadlikkuse teel.
et kas ei ole vahepeal nagu nii, et nagu mingi fuck, ma olen juba nagu nii palju nagu teinud, ma olen nii palju juba ju mustreid lahendanud, tegelenud ja nüüd nagu fuck, ma ei olnud nagu sellest teadlik, et kas see vahepeal ei ole sinu jaoks nagu natuke frustreeriv, et mingi fuck, ma olen nii palju tööd juba endaga teinud ja mingi siuke asi on ikka veel nagu ei olnud veel pinnale tulnud. Ja see on vahepeal on väsitav, on ju. Et nagu tahaks kuidagi kohale jõuda, tahaks nagu lihtsalt natukene nagu pausi kogu sellest asjast ja seda saab küsida, et ei pea kogu aeg protsessima, ma oleksin suhteliselt ettevaatlik selles kohas, kui kogu aeg on protsess. Et praegu mul näiteks ei ole mingit tugevaid protsesse ja kõik protsessid ei pea olema nagu nii jõulised ja nii valusad, et ninast on veri väljas ja käed on lõhki ja mingi noh, et ei pea kogu aeg nii valus olema, et me ei pea kogu aeg kukkuma ja koperdama niimoodi, et me peame emosse sõitma. Aga siiski on see liikumine, et ma praegu ka näiteks, et mina ise kasutan hästi palju doTERRA õlisid ja õlisegusid just enda nagu upgrade imiseks. Ja ma märkan, et suvel enne kui me oma kodu hakkasime ostma, siis ma ka protsessisin hästi tugevalt rahateemat, külluse teemat, finantsteemat, enda uskumusi seoses rahaga, kui palju on sissetulekud okeid, kui palju on väljaminekud okeid, manifesteerisin rohkem raha endale juurde. Ja samamoodi oli see protsess, aga see ei olnud emotsionaalselt nii raske protsess, kui näiteks see kevadine Martiniga ja kogu see hülgamise teema on ju. Ja praegu näiteks ma võin öelda, et mul ei ole nagu väga tugevaid mingid protsessi, aga siiski on ka, ma näiteks väga teadlikult tegelen hetkel oma selle tee täpsustamisega. Ehk et mis see minu tee siin universumis on või mis see minu missioon siin on. Ja olen nagu teadlikult mõtisklen sellel teemal, eks see sünnipäev ja aasta vahetus, minu enda sünniaasta vahetus on ka, toob selle nagu esile minu jaoks, et miks ma olen siia sündinud. Mis see minu tee on ja siis ma mõtisklen nendel teemadel hetkel ja märkan, et ma tegin endale spetsiaalse ühe õlisegu doTERRAs, mis ongi in my bath või on my bath või ma ei tea, kus inglise keeles on, et mis toobki need teemad üles, et mis see minu missioon siin elus on. Ja märkangi teadlikult, ma olen seda õlisegu nüüd endale mingi 5-6 päeva tugevalt peale pandi ja nagu see teema on pidevalt minuga ja ma mõtisklen ja mingid asjad nagu selginevad ja loksuvad aina tugevamalt paika ja olen aina rohkem selles kohas, kus ma saan hakata tegema valikuid ja otsuseid oma elus lähtuvalt aina rohkem sellest, et mis see minu suur teekond on. Ja ehk, et mis ma tahangi öelda, ongi see, et me kogu aeg liigume, kogu aeg justkui koorime ennast kiht-kihilt aina puhtamasse kohta, aga et kõik see koorimine ja kõik see liikumine ja kõik see protsessimine ei pea olema nagu valus ja raske ja niimoodi, et kogu aeg on mingi häda. Mu kõrval oli mõned aastad tagasi, mõne aasta jooksul siis oli inimene, kes kogu aeg protsessis nagu valu kohast midagi. Ja seda oli raske näha, sest et ma ei näinud teda väga tihti kerguses, sest ta kogu aeg protsessis midagi. Ja see on üks koht, kuhu me spirituaalsuses ja sellises vaimses maailmas, eriti kui me sinna alguses lähme, võime kukkuda, ongi see järjepidev kogu aeg protsessimine. Ja see väsitab ära, sest et meie mõistus, meie vaim ei taha kogu aeg protsessida. Tahaks elada, lihtsalt tahaks nautida. Ja see ongi see koht, kus me peame õppima seda tasakaalustama. Jah, me oleme vaimsed olendid, jah, meil on nii palju sügavamat sees, kui me käega ja silmaga näha ja katsuda saame. Ja jah, täiega on neid, ongi vaja nagu käia seal minevikus nii palju kui vaja ja nii vähegi võimalik. Ja olla nii palju, kui vähegi suudame siin kohal ja vaadata nagu seda tulevikku ja positiivset ja kõike seda. Aga samal ajal me oleme ka inimesed. Me täiega tahamegi osta endale vahepeal mingeid ägedaid riideid, käia reisil, elada 5-tärni hotellis, juua klaasike head šampanjat, süüa mingisuguseid hõrke austreid, kes neid sööb. Ja et me tahame seda inimese elu ka, teha vahepeal mingit roppu nalja ja nagu nautida seda teist poolt ka, mitte kogu aeg üks suur namaste om ja kui viiruk ei põle, siis asi pole päris, on ju. Et hoida seda tasakaalu. Ehk et me ei ole ainult meie keha ja me ei ole ainult see spirituaalsus ja kõik see maailm, kuhu me võime ka ära kukkuda. Ehk et me oleme mõlemad ja täiega saab
taodelda endale ja küsida endale ka puhkust ja integratsiooniaega ja pausi ja öeldagi universumile, et palun mulle nüüd natuke vaikust ja rahu ja sihukest puhkust ja sihukest pehmust ja nagu, et ma ei jaksa, ongi enam mingi aeg nagu kuidagi, et ma ei jaksa enam, et palun mulle nüüd natuke pehmemat aega. Või et kas või mida ma olen vahepeal öelnud, et võtame natuke hoogu maha, teeme natuke aeglasemalt. Ja siis vahepeal jälle, et okei, nagu davai, mul on mingi teema nõus, teeme ära selle. Speed it up, nagu teeme kiirelt. Ja et ma ei jaksa seda venitada, et teeme ära, davai, bring it on, nagu teeme ära selle asja. Ja siis jälle sa tehtud tunned, et okei, tahaks nüüd natukene nagu integratsiooni, pausi, vaikust, hingamisaega. Siis jälle ütled, okei, võtame nüüd natuke rahulikum, tõmbame nüüd hoogu maha. Me saame ise mängida selle tempoga. Sest me ise täiega loome oma elu. Ja mis tähendab ka seda, et me saame luua seda, kui intensiivne on. Me saame paluda kiirendust, me saame paluda aeglustust, me saame paluda pausi, me saame paluda tugevamaid õppetunde. Kõike saame ise paluda, ise luua. Aga ma ütlen siia, oota, sorry, mul tuli üks asi veel meelde, et mul tuli see veel, et ongi, et jaa, ma olen, täna ma sain just, mitte täna, aga nüüd ma sain 34 on ju, ja ma võin öeldagi, et ma tegelikult umbes 17 olin, kui ma hakkasin enesearengu teemadega tegelema, eks ma olen pool oma elus tegelenud enesearenguga. Ja tõepoolest on vahepeal see tunne, et oh my god, nagu, et ega see kevad ei olnud ju esimene kord, kui ma selle hülgamisteemaga tegelesin. Ja et kas juba ei saa tehtud, palun. Aga ma näen, et kui on mingisugused väga sügavad teemad ja me räägime antud hetkel nagu baashirmust, siis selleks, et sinna põhja minna, selleks, et sellele nii jõuliselt ja robustselt otsa vaadata, nii toorelt sellega tegeleda, nagu ma kevadel sellega tegelesin. Selleks on vaja nii palju taustainfot koguda, nii palju eelinfot saada ja nii palju küpsust saada, et ma oleks üldse valmis tegelema selle teemaga nii toorelt ja nii sügavalt. Ja see on see küpsemise aeg või see on see nagu ettevalmistus. Ehk et ma võingi vaadata seda kahte moodi, on ju. Ma võin vaadata, et ma olen 17 aastat tegelenud enesearenguga ja ma ikka veel tegelesin nüüd kevadel selle hülgamishirmuga. Ja võib-olla tegelen veel, suvel tegelesin sõbrannadega seoses hülgamishirmuga, võib-olla tuleb veel mingid teemad, on ju, kus ma saan tegeleda selle hülgamishirmuga. Et kas juba ei saa kõik või, et ma olen ikkagi ju aeglane. Või ma saan vaadata seda vastupidi, et kõik need 17 aastat on olnud ettevalmistus ja selline nagu küpsemine, et ma üldse saaksin vaadata selle hülgamishirmu sisse. Sest väga paljud meist ei ole mitte kordagi oma elamise ajal valmis vaatama oma selle juure sisse või selle juurpõhjuse sisse. Vaid me lahendamegi seda pinnapealselt ja leevendame kõiki neid asju. Ja ei ole seda küpsust, ei ole seda valmisolekut ja seda julgust minna sinna täitsa põhja. Ehk et either way on ju, mõlemad on tões, et mõlemaid pidi saab vaadata. Ma valin vaadata seda, et ma ei olekski saanud varem nii sügavale enda sisse sellesse kohta vaadata, sest ma ei olnud valmis. Mul olid mingid tükid veel puudu või see valukeha ei olnud nii tugev, nii jõuline. Kuidas siis ikkagi naisena hakata nüüd ennast upgrade ima? Eks ongi kõik me naistena oleme, kes seda saadet praegu kuulab ka väga erinevates eluetappides. Võib-olla meil on suuremad protsessid käimas, võib-olla me oleme just rohkem voolamises ja meil lähebki praegu kõik nagu ülespoole. Kindlasti on palju neid, kes praegu lähevad oma kaaslastest lahku. Mingid inimesed üldse lahkuvad praegu. Mis iganes see etapp on, et kuidas siis ikkagi naisena hakata siis me räägime siin täna see naine 2.0 ja sina Dali 2.0-na. Kuidas siis alustada, mida teha, et olla siis 2.0? Ma ise tõusin hästi palju, märkasin, ma ise märkan, et ma tõusin hästi oma teisele uuele järgmisele tasemele. Ongi siis, kui ma hakkasin mitte ainult lugema nendest naisarhetüüpides, vaid neid ka päriselt enda elus märkama ja rakendama ja kuidagi nendega nagu sõbraks saama enda sees. Okay. Aga räägime üldse kõigepealt, kes ei tea arhetüüpidest mitte midagi. Dali, millest sa räägid? Naise arhetüübid. Mis asi see veel on? Palun valgusta. Meil on siis 4 naisarhetüüpi. Meil on tütarlaps, kes on selline
süütu, rõõmus, ahetav, ohetav, imetlev, selline naiivne, sihuke hästi tänulik, sihuke rõõmus naine, kes kannab värvilisi riideid ja kes on vahepeal kilkab ja vahepeal hüppab ja plaksutab käsi, kui midagi hästi läheb ja on selline hästi imetleva, alt üles vaatava suunaga näiteks oma mehe poole ja hästi tänulik ja ta on selline sihuke rõõmus, naiivne, sihuke energiline, rõõmsameelne tütarlaps on meie sees. Siis meil on, ja see tütarlapsel on hästi ilus koht see, et ta oskab hästi abi paluda ja siis teda hullult tahetakse ka aidata, sest et ta on nii tänulik pärast sellele abile ja kui teda aidatakse ja siis nii hea on teda nagu siis aidata, on ju. Siis meie sees on armastaja, selline võrgutav, sensuaalne, sihuke seksikas armastaja, kes on hästi heas kontaktis ise endaga ja ta nagu eelkõige on ta sellises seksuaalses võtmes, aga tegelikult see sihuke enesearmastus, mida võrgutaja ja armastaja endas kannab, hõlmab või on seotud ka teiste eluvaldkondadega kui ainult see nii-öelda seksuaalelu ja voodielu, on ju. Armastajad on siis, ongi, et nad on, et armastaja arhetüüp on see, kes armastab ise ennast kõige rohkem nendest 4 arhetüübist. Armastaja on see, kes naudib ennast, ta naudib seda naist, kes ta täna on. Ta on vastu võtnud ja öelnud enda kehale, enda ilule, enda võlule, just nende temale endale omaste võlude ja omapäradega. Ta julgeb küsida naudinguid, ta julgeb nautida elu ja mitte ainult voodis, aga ka voodis, aga ka väljaspool voodit. Armastaja on see, kes mõnuleb ja mõmiseb ja oigab esimese kohvilonksu peale, kes naudib niimoodi seda esimest koogitükki, et kõik kohvikus kuulevad, on ju. Armastaja on see, kes nagu naudib hetki. Naudib seda, tema on see, kes läheb spaasse ja naudib seda, lubab endale, hellitab ennast, ostab endale pehmeid, mõnusaid, kvaliteetseid riideid, pakub endale kõrgkvaliteedilist toitu, nagu tahab kvaliteeti ja sihukest naudinguid igas valdkonnas ja voodis samamoodi. Armastaja on see, kes julgeb olla sensuaalne, julgeb olla nagu naudinguline ka voodis, küsida endale naudinguid, julgeb olla alasti, julgeb ennast vastu võtta, on sihuke nagu energia vooleb ja ta meeldib endale. Meil on ka perenaine, kes on kõige alahinnatum tüüp tõenäoliselt, sest ta ei ole väga seksikas tüüp, aga perenaine on see, kes loob armastuse ruumikuju. Perenaine on see, et kui mees lihtsalt nii-öelda on kodus, on ju, siis seal on lihtsalt nii-öelda ruum. Ja siis kui naine tuleb sinna ruumi, siis on see, et ta esiteks loob sellest ruumist kodu, on ju, ta sisustab, tal on häid nippe, kuidas teha, ta kuidagi loob sellest ruumist kodu, ta paneb selle kodu elama. Aga samal ajal perenaise arhetüüp loob ka armastuse ruumi. Tema loob selle, et ta võib need lilled sinna lauale tuua ja küünla põlema panna, aga ta loob ka sellise armastuse ruumi ehk et sellise koha, kus kogu perel on hea olla, kus mees tunneb ennast nähtuna, kus lapsed julgevad väljendada ennast, rääkida oma muredest ja hirmudest ja probleemidest, kus nagu kogu pere on hoitud. Perenaise arhetüüp on see, kes teab igasuguseid võlunippe, kuidas pindu kätte saada näpuotstest, kuidas peavalu ravida, mismoodi maha läinud küünlarasva laua pealt ilusti kätte saada. Ta teab seda, mis värvitoonid kokku lähevad koduses atmosfääris, ta teab seda. Perenaine loob näiteks traditsioone, et perenaine on see, kes algatab neid, kes teeb neid pühapäevasid hommikusi pannkooke, kes loob koju sellise atmosfääri, et kõik tahavad kodus olla ja mitte ainult kõik pereliikmed, vaid ka naabrilapsed tahavad tulla koju just nimelt selle perenaisega rääkima või just tema pannkooke sööma või teised sõbrad tahavad tulla koju, sest et selles ruumis, kus see perenaine on, kus see eluterve perenaine seda ruumi loob, siis seal on see sihuke maagiline armastuse ruum ja see ei ole selline armastuse ruum, mida loob armastaja. Armastaja arhetüüp loob sellise sensuaalse, seksuaalse
ruumi, aga perenaine loob sellise kodutunde kõikidele, kes seal ruumis viibivad nii füüsilises plaanis, ehk et see ruum näeb välja koduna, kui ka emotsionaalses plaanis, et see on nagu kodu. Ja see perenaise arhetüüp on selline, mille järgi mehed ei vali endale nii-öelda naist, et mehed valivad nagu, nad tahavad seda armastaja arhetüüpi ja nad tahavad seda tütarlapse arhetüüpi. Aga kui mehed hakkavad valima, kellega pere luua, keda endale naiseks paluda, kellega nii-öelda püsisuhtesse astuda, siis on see perenaise arhetüüp see, kes läheb väga hinda. Ehk et me võime olla suurepärased naised voodis ja me võime olla väga kihvtid reisipartnerid ja me võime olla väga kihvtid nii-öelda tütarlapsed ja väga kihvtid armastajad. Aga kui meil puudub see perenaise küpsus, kui me ei oska teha süüa, kui me ei oska lauda katta, kui meil ei ole mingit nippe, kuidas teha väga hea toit niimoodi, et mitte midagi pole külmkapis saada. Et siis see ei loo mehele sellist turvalisust, et ma tahaksin selle naisega last saada, sest ma näen, et tal ei ole seda küpsust, seda perenaiseliku kodu hoidmise oskust. Seega see on tegelikult väga-väga-väga oluline arhetüüp samamoodi. Ja 4. arhetüüp on kuninganna arhetüüp, mis siis väljendab seda sükest intelligentset, arukat, endast lugupidavat, sükest ennast väärtustavat, enda sisse vaatavat. Kuninganna arhetüüp on see arhetüüp, kes tegeleb enesearenguga, kes küsib endalt küsimusi, kes tahab saada paremaks, kes argumenteerib, kes filosofeerib, kes julgeb seada piire, kes ütleb, et hei, et see ei ole okei. Minuga nii, ma ei luba endaga nii käituda, või et ma väärin paremat kohtlemist. Et kuninganna on see selline väärikas naine, endast lugupidav naine. Keegi, kes oskab ennast kehtestada. Seal on ka hästi tugevalt, et kuninganna, eluterve kuninganna oskab ennast väljendada. Oskab sõnu seada ritta, oskab rääkida ja samal ajal oskab kuulata. Kuningannas on ka sellist müstilisust natukene, et kuninganna räägib alati vähem, kui temast tegelikult on. Sest et kuninganna nagu on selline müstiline, ta ei lase, ta on selline väärikas, vaata, nagu kui me kujutame kettegi kuningannat, et siis ei ole niimoodi, et keegi läheb ja viskab talle high five ja nagu tšau, vaid nagu kuningannat ümbritseb selline lugupidav aura. Ja ta ei väljenda ennast, ta ei näita nagu kõike üks ühele välja, vaid ta toob välja selle, mis praegult on oluline. Kuninganna ei ole emotsionaalselt plähmerdav kõikudes siia sinna, vaid kuninganna pigem on vaoshoitud ja oskab juhtida oma emotsioone, oskab ennast analüüsida, oskab aru saada, mis minuga toimub, oskab endale stopp panna, oskab nagu olla kuidagi 2 jalaga maa peal. Ja meis kõigis on need kõik arhetüübid olemas. Sünnist saati meis naistes on kõik need naisarhetüübid olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kas me tunneme nad iseendas ära ja kas me oleme kõigi nende 4 arhetüübiga ühenduses. No tõenäoliselt ei ole. Enamus ei ole ja mina samamoodi ei ole. Ja seepärast ongi, meil on igas arhetüübis Katrin Saalise aul on välja töötanud iga arhetüübi peale 4 variarhetüüpi. Et kui arhetüübid ise on selline suurem teema, siis Saali on pannud sinna juurde need ariarhetüübid. Ehk siis, et ongi, et me kukume igas arhetüübis, kas meil läheb selle arhetüübi energia üle võlli või me kaotame kontakti selle arhetüübiga. Ja siis meil ongi need variarhetüübid ja väga paljud me naistest kolistame nendes variarhetüüpides. Jep. Ja paradoks seisneb selles, et kui me kukume ühes arhetüübis välja, siis kukuvad välja ka teised arhetüübid. Ja siis on see, et me naistena mõtleme, et mis meil viga on või et kuidas meil oleme nii rahulolematud, mismoodi, et me justkui nagu olen, aga nagu ei ole ka. Ja siis ongi see, ja siin on see koht, et selleks, et saada paika tagasi, me peame teadma neid naisarhetüüpe. Sest et kui me ei tea, siis me ei saa ka fiksida. Siis me ei saa see on nii kauge teooria ainult öelda, et tule oma elutervesse tütarlapse arhetüüpi.
aga selleks, et seda rakendada praktikas, me peame teadma esiteks, mis on see naisarhetüüp, mismoodi ta aktiveerub, kuidas see minus on see arhetüüp ja mis on need variarhetüübid. Ja siis me saame vaadata, okei, kuhu ma kukkunud olen ja kuidas ma saan siis tagasi. Ehk et meil on vaja seda infot, meil on vaja seda teadmist, meil on vaja neid praktikaid, neid tööriistu selleks, et me siis oskaksime ise ennast pidevalt timmida ja vaadatagi, et okei, et ma olen olnud hullult tööfookuses, kuninganna teeb tööd, on ju, kuningannal on missioon, kuninganna on see, kes tahab maailma muuta või teab, miks ta siia maailma on tulnud. Ongi, et näiteks, et kui ma ise ennast praegu vaatan, et okei, mul on see kuninganna päris hästi paigas, uue kodu ostmine ja uue kodu nii-öelda sisse seadmine, ma olen väga palju perenaise arhetüübis olnud. Ja nüüd ma pean teadlikult vaatama, et okei, et ma ei kaotaks ära oma armastaja arhetüüpi, et mu seksuaalsus, et ma hoiaks seda teadlikult elus, on ju. Sest et ma võin väga kergelt ära kukkuda sinna perenaisesse ja kuningannasse, teha hullult tööd ja sisustada kodu. Ja siis jääb see armastaja arhetüüp jääb tagaplaanile, kukun sinna kuskile vari arhetüüpi ja siis see tütarlaps lihtsalt mängimine, rõõmustamine, nautimine, siuke, et lähme lihtsalt, ma ei tea, teeme lehe sõda õues, on ju. Siis, ja kui ma ka teadlikult sellele tähelepanu pööran, siis need kukuvad ära. Siis ma kukun sealt vari arhetüüpidesse. Ja siis on ainult aja küsimus, millal ma kukun ka nii kuningannas kui perenaises vari arhetüüpi. Ja siis on kõik balansist väljas. Ja naine on kodulooja, naine on suhtelooja, naine on nagu pere keskpunkt. Ja kui meie naistena hakkame laperdama ja ei ole endaga tasakaalus ja kontaktis, siis hakkab kohe laperdama kogu see kodune õhustik, kogu see armastuse ruum, siis hakkab laperdama kohe ka paarisuhe, siis hakkavad laperdama mingid tööasjad lastega, no kõik läheb kohe nagu dominoefekt. Mis tähendab seda, et me naistena peame teadma neid teemasid, me peame hoidma ennast, mida paremas on kontaktis, on naine endaga. Seda paremas kontaktis ja paremas nagu kvaliteedis on ka kõik tema ümber olevad suhted. Ja see on see, miks ma seda naine 2.0 kursust ka tegin. Ja see on see, miks ma tegin ta sedavõrd pika, et on 4 nädalat niimoodi, et meil on igal nädalal võimalus sukelduda sellesse ühte arhetüüpi. Meil on 4 arhetüüpi ja meil on 4 nädalat. Seega me võtame iga nädal ühe arhetüübi. Ja vaatame seda ühte arhetüüpi, vaatame neid variarhetüüpe ja teeme koduseid harjutusi, teeme kirjalikke ülesandeid. Meil on pühapäeviti Zoom, kus me võtame selle energia kokku. Meil on igal nädalal 3 külalisesinejad, kes veel avavad seda tolle nädala energiat. Ja eile just rääkisin ühe naisega, kes on ise ka väga teadlik ja väga kaua enesearengu teel olnud ja kes tegi veebruaris selle naine 2.0 kursusega läbi ja küsisin tema käest, et kuidas talle tundus või mis talle meeldis. Ja ta tõi välja selle koha, et see oli nii huvitav, et kuidas ta tundiski reaalselt, kuidas igal nädalal oli konkreetselt selle nädala arhetüübi energia nii tugevalt õhus. Et see grupi energia või see grupis tegemine on hästi ilus just sellepärast, et see energia on ühine ja see energia juba töötab ja siis ongi see, et isegi kui naine ei jõua kõiki kirjalikke ülesandeid tehtud või kõiki videoid vaadatud, siis ta tegelikult tunneb, sest ta on üks grupist ja kui grupp on teatud fookusega, siis ta on üks grupist, on ju. Isegi kui me füüsiliselt ei kohtu, me oleme online'is. Et ta annab selle nädala jooksul on siis võimalus ja on piisavalt aega, et süveneda sinna ühte arhetüüpi, vaadata enda sisse, et kuidas mul sellega lood on või mis lugusid ma räägin endale, mis lükkavad mind sellest eluterves arhetüübist ära. Ja hullult on kirjutatud naised mulle, et tänu sellele kursusele sai päästetud nende paarisuhe ja sai päästetud nende abielu ja mõni on oma tööl palju paremaks saanud ja lastega on suhted paranenud ja eelkõige üks just kirjutas, et ta sai väga mustast kohast välja, sest et tänu sellele kursusele ta sai aru, mis variarhetüüpid oli kukkunud. Mis variarhetüüpi sa ise siis kukkusid, kui teil see lahkumineku protsess oli, kui vaadata seda nüüd arhetüüpide maailma kaudu? Mina olin kindlasti perenaise variarhetüübis, mis on täitmatu naine, ehk et ongi, ma ei olnud millegagi rahul ja kogu aeg oli siuke nagu kogu aeg oli midagi, mis ei olnud piisavalt hästi ja piisavalt hea ja ei saanud üldse nagu lõdvestuda ja rahuneda ja tänulik olla, vaid kukkusin täiega sinna, ehk siis see perenaine läks üle võlli.
ja kuninganna läks ka üle võlli ja muutusin selliseks jääkuningannaks. Ehk et ja see jääkuninganna, me alustasime sellest, et mis tunne on see, et süda on lahti või süda on kinni. Et kui kuninganna elutervena on selline väärikas, armastav ja selline soe ja hea südamlik. Aga mitte nagu perenaine on ka hea südamlik, soe ja armastav, aga perenaine on siuke nagu emalikult armastav ja soe ja südamlik ja hooliv. Siis kuninganna on selline õiglaselt hooliv. Ja tema on siuke, ta on ka soe ja pehme, aga ta ei ole siuke nagu perenaiselikult nunnutav. Aga kui me nüüd lähme sinna jääkuningannasse, ehk siis, et kui see kuninganna läheb üle võlli, siis ta paneb oma südame kinni ja siis ta ongi selline kalk, külm, jõuline, lõikav, selline nagu sarkastiline, nähvav, ignoreeriv, agressiivne, passiiv-agressiivne, et selline nagu mitte mingit emotsiooni läbi ei tule. Aga samal ajal on selline, ongi selline jäine. Ja võt see on see, kui on süda kinni, on ju, armastus ei voola. Ja sinna ma ka kindlasti kukkusin. Armastaja arhetüübis läks see kontakt nõrgaks. Ehk et kukkusin sinna nunna arhetüüpi, et jah, me võisime aeg-ajalt seksida, aga et seal ei olnud sellist nagu see energia ei voolanud. Ehk et selline minu mängulisus, minu selline see armastaja mängulisus, flirt, õrritamine, siuke enda nautimine, kaaslase nautimine, see kadus ära. Ja see ongi see, et see nunna energias, ehk siis, et kui armastaja energiaga on kontakt nõrk, siis nunna energias, jah, me võime täiega seksuaalelu elada, aga seal ei ole seda energiat taga. Ja tütarlapse osas ka kukkusin sinna siuksesse inetusse pardipojasse, kes oli kogu aeg natuke õnnetu ja kurb ja kes ei lubanud endal mängida ja hõisata ja rõõmustada, sest et mille eest siin ikka nagu see iiah seal puhvis. No jah, kui sa ütled, et see on ilus päev, siis ju ta siis sinu jaoks on ilus päev, on ju. Et selline nagu siuke, ehk et väga selgelt on näha, 2 arhetüübis kukkusin allapoole, 2 arhetüübis läksin üle võlli. Ja rohkem poltki vaja. Et ongi nii hea, kui me saamegi täpselt esimene saame nagu teadlikuks üldse, et meil on need arhetüübid, et meil on variarhetüübid, eks meil on nagu nii hea ongi raamistik, kui naise nagu vaadata, et okei, kus ma siis olen täna endale, millises variarhetüübides ma olen kukkunud ja meil on siis nagu mingid kindlad praktikad ja harjutus, mida me saame tegema hakata, et siis tuua ennast tagasi sinna elutervesse arhetüüpi. Et kas siis ongi, et meil on justkui nii palju lihtsam aru saada endast ja leida neid lahendusi versus, et ma ei tea, kus ma olen, kõik on nagu midagi lappab, aga ma nagu tihti ongi see, et me nagu ma ei saa aru, kus lappab. Lappab, aga kus, et nagu kõik on pekkis, vaata. Kui sa lugesid just need variarhetüübi ette, siis tundub, et nagu fuck, et seda on nii palju, aga mis täpselt lappab? Ja siis ongi nagu nii hea, kui on see sõnavara esiteks, on see teadmine, et näiteks ma ka praegult, kui mul tegelikult töötempo läheb aina ülespoole, ongi uue koduga seoses on perenaine väga tugevalt aktiivseks muutunud ja et ma tean juba ennetada seda, et ma ei lase seda näiteks armastaja arhetüüpi kaduma, on ju. Ja ennetada juba ka seda, et ma võtan teadlikult aja, ma ei tea, mängimiseks, nautimiseks, hüppamiseks, rõõmustamiseks, tänulikkuseks ja kõigeks selleks. Et me teame neid arhetüüpe ja õpime neid endast tundma, et esiteks see, kui me teame, siis me oskame ennetada. Üks on see, et kui me oleme juba kuskil pekkis omadega, et siis me oskame ennast tagasi tasakaalu tuua. Aga nüüd, kui on see info olemas, nüüd ma oskan juba ennetada. Ja teiseks ma oskan läbi erinevate teemade või ütleme, Naine 2.0 kursusel ma annan hästi palju lisainfot ehk et ongi disk isiksuse tüübid, väga suur ja konkreetne seos on
naise arhetüüpidel ja diskisiksuse tüüpidel. Ja siis, kui mul on see info veel olemas, siis mul on veel üks suur tööriist olemas, on ju. Või kui me paneme sinna juurde ka menstruaaltsükli põhise elustiili, siis ma saan samamoodi vaadata, et okei, et kui ma olen omadega, ma ei tea, sügises või kevades või talves või suves, on ju, siis ma tean sealt tsükli põhiselt, millised on minu hormoonid, millised on minu selle aja nii-öelda supervõimed, milline on minu energiatase sellel ajal. Ja siis ma saan vaadata, et okei, sellel ajal ma saan veel rohkem näiteks teha seda, pannakse see kuninganna arhetüüp nagu to the power tööle, on ju, ja siis näiteks järgmisel hetkel tulla rohkem sinna perenaise arhetüüpi ja toetada sellel ajal seda arhetüüpi ja hoida ennast niimoodi tasakaalus. Või näiteks, et kui naine tunnebki, väga paljudel ongi see armastaja arhetüüp on natukene tagaplaanil ja ei ole nii eluterves kontaktis, et me oleme väga kriitilised oma kehadega. Me ei julge näiteks oma elukaaslaste ees alasti seista valguses, et ta saaks meid lihtsalt vaadata, mida isegi ennast alasti tihtipeale peeglist vaadata, sest me oleme nii kriitilist ja rahulolematud. Veel vähem seda, et me küsiksime, kas naised, kas me julgeme algatada seksi, kas me julgeme võtta niimoodi, et näiteks, et me palume ise rahuldust, aga me näiteks ei anna vastu midagi, vaid me tahame, et täna on minu kord, on ju, nagu mängida täiega ja ma palun 1-1,5 ainult endale. Niimoodi, et kas ma julgen üldse küsida seda? Kas ma julgen seksi ajal võtta mehe käe ja suunata teda või väljendada ennast kuidagi, kas ma julgen teha häält, kas ma julgen juhendada, kas ma julgen nagu ise ennast puudutada. Et kui millises kontaktis me oleme naiselikkusega ja just selle erutava, sensuaalse, seksika kohaga isendas. Ja kui me nüüd, kui see nii-öelda, üks on see, et ma läbi arhetüüpide toon selle info ja siis nüüd läbi nende külalise esinejate, ma annan inimestele tööriistad, kuidas nad saavad siis endast toetada näiteks selle kuninga või selle armastaja arhetüübiga, on ju, et meil sel korral räägib näiteks Laura Valk räägib meie 10 erootilisest arhetüübist, kes meil naistena on ju, et me saaksime veel rohkem teada, et okei, milline ma naisena sensuaalselt olen. Ja Hele Soomets tuleb rääkima joonimunast, mis asi see joonimuna on. Ja Karolin Tšarski räägib seksuaalsuse äratamisest, et kuidas üldse äratada iseendast seda sensuaalsust ja seksuaalsust. Ehk et igal nädalal ma olen toonud välja erinevad need külalised, kes annavad neid tööriistasid selleks, et me saaksime saavutada tasakaalu ja et me saaksime ennetada seda tasakaalust välja minekut. Ja ma nii tugevalt usun, et kui me naistena upgrade ime ennast, tõuseme oma uuele tasemele, siis tõusevad uuele tasemele ka kõik meie ümber olevad suhted, kodune õhustik, armastus, rahaline seis, tervis, kõik tõuseb kõrgemale. Kõik hakkab kasvama. Jaa. Aga et me peame ise esimesena upgrade ime ennast. Alati meie esimesena, aga lihtsalt vahepeal nagu miks sina ei muutud Tallinna, sina peaksid muutuma. Täiega tahame nagu öelda oma meestele, et sina pead muutuma ja siis mina ei ole selline enam, või et mul oleks palju lihtsam olla armastav, kerge, soe, kõik see. Jah, siis kui sina oleksid hoopis teistsugune. Jah, aga et võtta see vastutus ja mõelda, et okei, aga kuidas ma saan olla täna iseenda parim versioon. Mis peaks juhtuma, et ma saaksin olla täna parim versioon iseendast? Nii hea küsimus. Mis peaks juhtuma? Või mis siis mu elus veel saama hakkab, kui ma tõusen iseenda järgmisele tasemele? Milliseks mu elu muutub? Kui palju paremaks mu elu läheb, kui ma tõusen iseenda järgmisele tasemele? Kui palju head ma saan siia maailma juurde luua? Kui palju suuremat armastust ma saan kogeda, kui palju ägedam naine ma saan olla, kui ma olen oma järgmisel tasemel. Nagu palun, kas ma saaksin kohtuda selle naine 2.0-ga, kes mina olen, kes ma saan olla, on ju. Et kui meie naistena tõstame iseennast kõrgemale, siis tõuseb kõik. Suhe mehega, suhe iseendaga, suhe lastega, sõprade, tööga, rahaga, tervisega, kõigega. Ja see armastuse ruum, mida me hakkame kodus looma, on nii palju teise kvaliteediga. Ja siis me muutume nii palju rohkem atraktiivseks lisaks endale
ka ongi oma meestele, oma sõpradele, oma tööandjatele, kõigile. Sest et naine, kes armastab iseennast ja kes on endaga kontaktis, on lihtsalt nii ilus ja nii võluv ja siin pole mingit pistmist sellega, mis on meie kehakaal, mis on meie mingi juuste pikkus, mis on meie silmavärv või palju meie pangakontol raha on. Et need ei ole parameetrid, mis teevad naist ilusaks. Et see ilu tuleb ikkagi seestpoolt. Ja ta ei tule niisama, me peame seda ise tekitama, me peame seda ise looma. Ja selleks, et me oskaksime seda luua, selleks me peame astuma välja oma mugavussoonist, selleks me peame õppima, selleks me peame kuulama teisi naisi, vaatama nende jagamisi, kuulama nende õpetusi, vaatama nende kogemuste peale. Et siis me saame nende taustal nendega koos ennast upgrade ida. Täiega, mina olen nii valmis ennast täiega upgrade ima ja tegelikult ma olen nii tänulik juba sulle selle eest, et tegelikult sina tõid minu ellu ka need naisarhetüübid, sest me filmisime ju sinu sellele samale kursusele neid videosid. Ja sellest ajast peale need on olnud minuga kaasas ja nagu vaadata otsa nendele fucking variarhetüüpidele on ikka väga valus. Mingi nagu fuck, olengi, kes mingi jääkuninganna, jepp. Ja siis vaadata nagu otsa ja ongi vaadata siis enda suhtele otsa ja nüüd vaadata tagantjärgi on ju, et miks me lahutasime, vaadata otsa mingitele, et kus kohtas mina nagu naisena olingi täiega variarhetüüpid ja see on fucking valus. Ja nagu näha neid kohti, et kui tihti me tahame nagu teisi, ongi teist süüdistada, teise näpuga näidata, aga vaadata seda sellele otsa, et kus kohas nagu ma ise naisena olen olnud. Ja kuidas ma ise olen endale seda elu loonud. Ja vaata, see on see koht, kus saab tulla muutus. Me ei saa muuta midagi, millest me ei ole teadlikud. Ja kui me ei ole teadlikud, siis me kobistame ühes suhtes teise. Siis me muudkui loome seda olukorda uuesti. Sest et punkt 1 selleks, et midagi muuta, me peame sellest saama teadlikuks. Ja see ongi valus tihti peale. See ongi see ma kujutan ette, et seal ise olen samamoodi kogesin nii palju häbi, nii palju süütunnet ja nii palju ongi piinlikkust. Ja seal ongi see koht ka, kus mu see mina pilt nii muutub vahepeal. Et me arvame, et me oleme nii ilusad, toredad, seksikad, ägedad ja maailma kõige vingemad naised. Aga kas me päriselt ka kogu aeg oleme? Et jah, me oleme, aga mitte kogu aeg. Ja see ongi küsimus, kuidas siis aina rohkem olla see vinge ja äge naine. Ja just see koht, kus tekib see taipamine, et vau, ma teen seda. Ma olengi selline või et ongi nii. Et see on see koht, kus me saame läbi selle teadlikkuse, me saame võtta vastutuse. Ja läbi selle, kui me võtame vastutuse, me saame hakata neid asju muutma. Ja kui me neid asju muudame, siis me saame hakata tõstma oma elu kvaliteet. Me ei pea enam kordama neid samu asju. On ju. Täpselt, me ei pea enam kordama neid asju. Me ei pea käima suhtesse, me ei pea ka sama suhte sees kogu aeg samu tülisid läbi tegema. Et me saame ennast ise muuta, ilma et keegi teine siin ümberringi peaks muutuma esimesena. Aga ma täiega nõustan, et see võib olla ebamugav, see võib olla raske. Ka see Naine 2.0 kursus viskab ikkagi korralikke protsesse üles naistel. Ja see on ka see, miks me pühapäevased zoomid on nii olulised, et me lihtsalt hoiame teineteist nii tugevalt ära. Me nutame koos, me naerame koos, me oleme nii robustselt ausad. Ja see on ka üks põhjus, miks ma tahan seda kursust hoida nagu suhteliselt väiksena. Et kui mul teised kursused on seal mitusada inimest, siis siin on nagu, ma tegelikult olen öelnud, et 100 on maksimum. Iga kord on natukene tuld peale ikkagi, kes ma ei raatsi inimesi välja jätta, kes ikkagi tahavad tulla, aga see, et kuna need avanemised on nii südamest ja nii ausad, et siis see intiimne õhustik, mis tekib, on vaja ära hoida. Ja grupijuhina on mul väga suur vastutus see energia ära hoida. No kui keegi selle energia ära hoiab, siis on see Tali minu garantii kindlalt sellele
ja ma olen täiega valmis ennast ka upgrade ima ja siis ma kutsun sind samuti tulema sellele Tali naine 2.0 kursusele, mis nüüd juba kohe 10. oktoobril algamas on, et täiega kutsun sind. Ja meil on ju ka Täitsa Pekkis sooduskood. Ja meil on sooduskood ja et on sooduskood ja on ka mitmes osas maksmise võimalus. Et kes ei soovi, meil on 3 paketti ja kõiki pakette saab tasuda mitmes osas. Et kellel on mugavam tasuda 2 osas või isegi 3 osas, VIP-paketti saab tasuda isegi 3 osas. Et siis on ka see võimalus olemas, et ei jääks asi raha taha inimestel, naistel. Ja 10. oktoobril alustame, millal järgmisena teeme, ma ei tea hetkel kevadel äkki, ma mõtlesin, et äkki märtsis, kui tuleb naistepäev, et siis on jälle see naiste teema õhus, on ju. Aga luban sellel olla sellises voolavas tunnetuses, et millal järgmine kord. Aga kindlasti nagu ta ongi, et ta on tegelikult mul ju, ütleme, 1 korra oli veebruaris, siis suvel tegin ka 1 korra ja nüüd tuleb ka alles 3. korda, et ma kindlasti teda ideaalis ongi 2 korda aastas tegelikult ainult, et ei ole siuke massiüritus, vaid on ikkagi päriselt nendele naistele, kes on valmis ennast upgrade ima. Kui sa oled päriselt valmis, et lihtsalt niisama ei ole mõtet endale järgmist lihtsalt kursust kuskile sahtlisse koguda, et päriselt tule, aga tule täiega. Tule nii, et sa võtadki selle otsuse, et ma teen neid harjutusi kaasa ja ma käingi nendel Zoomi live kohtumistel ja ma kuulan neid teisi nii ägedaid külalisesinejaid, kes sul seekord on see list on, siis ma mingi oh my god, lihtsalt juba nende pärast võiks põhimõtteliselt osta selle kursuse. Iga kord proovin, nagu veebruaris oli siis 1 ports külalisesinejaid ja nüüd oktoobris on siis teised külalisesinejad ja veebruaris olid ka väga head külalisesinejad. Seekord on ka väga suured nimed, mul on Laura Valk, Reet Härmat, Kristel Kruustükk, Anu Saagimi sain, ma olen väga õnnelik, et ma tema sain. Ma olen seal, igal juhul on 12+3 tegelikult kokku isegi 15 külalisesinejad, nii et maht on suur, et see ei ole kindlasti selline kursus, mida mida ma ei tea, nädalas pool tundi teha, vaid see on pigem pool tundi päevas võtta selle peale. Midagi ma tahtsin veel öelda selle kohta, et kui sa ütlesid, et tee täiega kaasa, kursus on ka hiljem natukene, et ta ei lähe kohe 4 nädala pealt lukku kinni, et ta on ka tegelikult kauem lahti, ta tõenäoliselt on mul terve novembri lõpuni lahti, ehk siis tegelikult on naistel kauem aega seda järgi kuulata, järgi vaadata. Et see annab nagu lisa õhku sinna vahele. Ja ma tunnetan ka seda kohta, et ongi, kui sa ei jõua nagu kohe kõike täismahus läbi teha, aga sa võtad ikkagi selle juba otsuse vastu, et sa teed ja sa saad sellest infost teadlikuks. Ja siis sul hakkavad juba iseenesest mingid asjad hakkavad muutuma, mingid protsessid tulevad üles, et lihtsalt nagu olla juba selle info keskel on juba nii suur asi, kui sa võtad, okei, jah. Ma tahan teadlikuks saada, ma tahan näha enda erinevaid külgi nendes arheotüüpides ja see on põnev, jah, seal võivad tulla väga palju valusaid otsavaatamisi, aga samas nagu fuck, mille jaoks me siis üldse elame siin, et kui ongi võimalus nagu nii palju rohkem avastada ja kogeda ja olla see tõeline mina, see kõige ägedam, kõige seksikam, kõige võimsam naine. Kui see kõik on nagu jaoks saadaval, siis nagu why the fuck nagu, kui mitte täna, siis nagu millal, et mida me ootame. Mida fuck me ootame kogu aeg. Ja mulle meeldib ka see koht, et ma olen, üks on see, mida mina räägin sellest kursusest ja kui vaimustus mina olen sellest kursusest. Ja mina. Ja sina. Aga teine on see, et mida siis räägivad need teised naised, kes on selle juba läbi teinud, sest mul on tänaseks mingi 250 naist või 60, ütleme 250 naist, kes on selle kursuse läbi teinud. Ja kui ma olen nendelt tagasisidet küsinud, siis 98% naistest, kes mulle tagasisidet on andnud, panid kursuse üldhindeks 5-5. Ehk siis 98% andis kursusele maksimumpunktid, mis on väga kõrge tulemus. Ja kui ma küsisin, et kui suur on tõenäosus, et keegi siis soovitaks seda kursust oma sõbrannadele, siis 96% vastanutest ütles, et ta soovitaks täiega
nagu 5-5 soovitaks seda kursust oma sõbrannale. Ehk et need on väga kõrged näitajad. Ma olen väga uhke selle 98% eest, kes on öelnud, et 5-5 nad annavad maksimumpunktid sellele. Ja nad on toonud välja selle, et kursus on intensiivne, aga ta ei ole liiga intensiivne. Ehk et ta ongi 20-30 minutit päevas, ka need külalisintervjuud kestavad 35-40 minutit. Nad ei ole niisugused pikad on ju. Ja et ehk siis ta on väga struktureeritud kursus, ta on väga hästi üles ehitatud kursus, meil on töövihikud, meil on lisamaterjalid, aga kõik on väga hästi inimestele ette antud, et nad teavad täpselt mida, millal teha. Et on intensiivne, aga ta ei ole liiga intensiivne ja mu kursust üleüldse ka õnnelikus väljakutse ja manifesteerimise väljakutse läbitavuse protsent on väga kõrge protsent. Ja see on hästi üles ehitatud, hästi struktureeritud. Jah, et inimestel on kerge neid teha, ehk et kui tavaliselt, ma ei tea, vähemalt pooled, kui mitte rohkem, ei lõpeta alustatud kursust, siis ma saan öelda, et minul on see protsent, praegu mul ei ole meeles, mis see protsent on, siis ma pean vaatama ka seda manifesteerimise väljakutse siis tagasisidet seal ja siis need kokku panema, aga see protsent on kõrge, et kes alustab, see ka väga suure tõenäosusega lõpetab, mis siis on niisugune lisakindlus on ju, et kui sa alustad, siis sa tõenäoliselt tuled ja teed lõpuni selle asja. Või siis on kas või see, et ongi hommikuste jalutuskäikude või tööle sõitude kõrvale kuulad neid hommikusi videoid, mis hommikuti kell 5 on meili peal ja isegi kui ei jõua kirjalikke harjutusi või nädala ülesandeid teha, siis juba läbi videote kuulamise on inimesed, on naised selle nii-öelda energia väljas olemas ja juba see upgrade käib. Alateadvus korjab seda infot igal juhul. Ja ongi, ja see, kui sa hakkad seda infot kuulda, siis see on nii põnev, et siis sa oled juba I'm all in. Ma tahan teada rohkem, mis siin päriselt on, mis on need minus kohad, et kui sa juba lähed sinna sisse, siis see on päriselt, see on nii põnev maailm saada teadlikuks endast nende kohtadega. Nii et täiega kutsun sind Naine 2.0-le, ma loodan, et kohtume sinuga sellel kursusel, on aeg upgrade ida, see aasta veel jõuab, ongi aasta 2022 saab kohe läbi. Kuidas me tahame seda aastat veel nagu lõpetada, et lõpetada see nagu päriselt upgrade ides ennast uuele tasemele, et 2023 saaks saabuda nagu veel mõnusamas voolamises, kerguses, külluses, rikkuses, mis on kõik nagu meis olemas ja mis on kõik meile saadaval. Ja tegemist ei ole siukse asjaga, mis ühe korra läbid ära ja siis poole aasta pärast uuesti tegema, vaid see info jääb terveks ülejäänud eluks meiega, naisega, kes on selle nagu, et kui me juba oleme teadlikuks saanud nende naise arhetüüpidega, siis see info jääb terveks eluks, ehk siis ongi, teed ühe korra selle 4 nädalat läbi ja oled kogu oma ülejäänud elu oluliselt teadlikum naine. Oluliselt teadlikum naine, täpselt. Nii et sooduskoodiga täitsa pekkis milline naine saad -10%, kusjuures sellelt kursuselt, nii et mine kasuta seda koodi esimesel võimalusel, sest nagu Dali ütles ka, et ta ei tee seekord seda gruppi väga suureks, et jääkski see intiimsus. Nii et kus me shoppama saame minna? Daligarat.com koduleht, aga võib ka otse Fientasse minna, fienta.com kursus naine. Aga saab ka minu kodulehelt daligarat.com, seal on samamoodi üleval. Facebookis on event kursus Naine 2.0 sinu ustase naisena. Minu ongi nii Facebooki page'ilt isiklikult kontolt kui ka siis Instagramis ka see info kogu aeg jookseb Daligarat. Igal pool kutsun jälgima, kutsun vaatama ja linkidele klikkama. Ja täiega kutsun, kui sa juba ei jälgi Dalid Instagramis, siis kus sa üldse oled elanud. Et ma arvan, et number 1 samm ongi mine lihtsalt Dali Instagrami. Mis oli see Daligarat, paned Instagrami hakkad jälgima. Ma just vaatasin, sulle oli 6000 followeri. Tuli just täis ja üliäge ja väga-väga kehvt. Aitäh kõikidele, kes mind juba jälgivad ja storysid vaatavad ja like'ivad ja kirjutavad ja reactivad. See on nii ilus. Ja sest sa lood päriselt väärtuslikku sisu. Nagu sa oled üks sisuloojatest, kes päriselt iga oma postitusega loob tohutut väärtust, et lihtsalt mine jälgi Dalid, siis oled juba võitnud. Ja siis sa saad samamoodi seal Instagramis, Dalil on Linktree's ka kõik lingid ilusti olemas, kus sa saad minna tšekata ja Dali teisi kursuseid samamoodi ja lihtsalt ühesõnaga mingi Instagrami Dali Keter Garat ja siis
olete palju juba õnnelikumad ja teadlikumad naised, sest nii hea on jälgida naisi, kellelt päriselt sa saad inspiratsiooni ammutada, kes nagu päriselt sind inspireerivad ja kes näitavad, kes julgevad näidata ka enda varjukülgi. Julgevad olla päriselt ehedad, ausad naised ilma nende maskideta ja kasvada ja jagada seda kogemust, nagu kui suur julgus on päriselt see, et nagu nii ausalt jagada enda kogemust selleks, et teised saaksid ka kasvada. Mul on hästi suur missioon siin elus muuta maailm õnnelikumaks ja rõõmsamaks paigaks. Ja see on see, miks ma teen õnnelikkuse väljakutset ja see on ka see, miks ma teen Naine 2.0. Et kui me tõstame ennast naistena järgmisele tasemele, siis me oleme nii palju õnnelikumad ise ja rõõmsamad ja kergemad ja usaldavamad ja armastavamad. Ja kui me naistena oleme need, siis on ka kõikidel nendel, kes meiega kokku puutuvad, meie mehed, meie lapsed, meie sõbrad, on neil ka nii palju kergem ja mõnusam olla. Ehk et täiega tahan teha maailma ilusamaks, rõõmsamaks ja armastavamaks kohaks. Täiega teed. Ja saagu veel rohkem. Jahoo. Aitäh, Tali, taaskord nagu mul on nii hea meel, et me väga spontaanselt ja väga kiiresti saime istuda siia maha. Ma olin kuidagi jahvatas, nagu läks teeme podcast ja siis mingi üleeile, siis ma olin mingi holy fuck, ma hakkan Taliga saadet tegema. Me pole 1,5 aastat niimoodi nagu maha istunud, et ma saaksin küsida su käest neid küsimusi ja ma olin mingi fuck, kui äge on jagada, sest ma olen ise kõrvalt näinud sinu kasvu ja kui äge on seda jagada nüüd ka teistega. Nii et aitäh. Ja aitäh selle võimaluse eest rääkida ja aitäh nende heade küsimuste eest ja seda saadet tegemast ja aitäh sinu eest. Aitäh, et sa olid mu kõrval, kui kevadel oli raske ja aitäh kogu selle kasvu eest, mida ma ka läbi sinu olen saanud kogeda. Et täiega armastan sind. Täiega armastan sind, kallis. Ja aitäh, Tali, aitäh sulle, kallis kuulaja ja näeme kursusel Naine 2.0. Võib-olla nutame veel seal Taliga koos, kes teab. Aitäh.